ja nii me alustasimegi 2024 aastal täiskohaga, siis pühendasime ennast sellele. Ja mis ma nüüd siis, see varsti saab 1,5 aastat, et mis ma siis selle 1,5 aasta jooksul õppinud olen ühe tehnoloogiaettevõtte elus hoidmisest või käitamisest. Nagu ma enne ütlesin, meid on 3 täiskohaga, mina ja Jana teeme kahekesi põhimõtteliselt kõike, mida on vaja teha ja siis meil on veel kolmas täiskohaga töötaja, kes tegeleb just arendamisega ehk siis tehnilises mõttes arendamisega, koodi kirjutamisega. Ja need asjad, mis me teeme, see on hästi palju toredaid asju. Tootearendus meile väga meeldib. Mina olen infoturbe ekspert, Jana on tootejuht, et kõik see on tohutult tore ja me tahaksime seda meile väga meeldib seda teha. See eeldab seda, et me uurime, missugune on kliendi päris vajadus. Me mõtleme sinna mingisuguseid potentsiaalseid lahendusi, eks ju, me räägime meie disaineriga, et see välja kujundada ja siis laseme arendajatel selle koodi ära kirjutada ja siis me testime. See on kõik tohutult vahva, kuna see on see, mida me tahame väga teha. Aga kahjuks ei saa me ainult sellega piirduda. Mida tuleb ühel väiksel tehnoloogiaettevõtte asutajal veel teha olukorras, kus meil ei ole turundustiimi ja meil ei ole ka eelarvet, et turundustiimi palgata. Eks ju, ja siin on tegelikult sellised käärid, et ühtepidi, et kui sul on selline lihtne toode, siis on võimalik seda probleemi lihtsalt rahaga lahendada, eks ju, et me teeme reklaami ja siis mingisugused inimesed tulevad ja ostavad ja võib-olla sul on võimalik sealt sisse osta, et keegi teine teeb seda turundust, kirjutab sulle mingisuguseid artikleid ja blogipostitusi, valmistab sulle veebilehe tekstid ja nii edasi. Kui sul ei ole raha, siis tuleb loovust rakendada. Ja meie see väljakutse on see, et toode on meil päris keeruline ja me ei suuda mitte kellelegi lihtsale turundajale teha selgeks, et seda on et millist reklaami tuleb kirjutada ja siis kohe kõik laheneb ja eriti meie sihtgrupp, need infoturbejuhid või infoturbe valdkonna inimesed üldse on tohutult skeptilised, et nad ei taha kuulda seda turundaja juttu, et nad on valmis rääkima teiste infoturbe inimestega, mis tähendab, me teeme seda ise. Ja see tähendab, et oleme katsetanud online reklaame tänu sellele. Väga suur tänu, me olime siin 2023 kuni 2024 olime TalTechi küberkiirendis või selle Tehnopoli küberkiirendis, et see andis meile võimaluse katsetada online reklaame ja et kuidas need toimivad ja mis seal teha. See nõuab ka eelarvet. Sotsiaalmeediat TikTokist kuni LinkedInini, eks ju, et olenevalt jälle tootest meie jaoks on see LinkedIn see kõige olulisem asi, aga kui sul on see lihtsam toode, siis seda TikTok'i või Instagrami, eks ju, et see on paratamatult alguses jääb enda teha. Alguses tundub vahva, toodame sisu. Mulle näiteks meeldib väga inglise keel, eks ju, mulle meeldib kirjutada. Aga siis, kui sa pead seda tegema, siis see enam ei ole nii lõbus. Kui sa pead seda mingisuguse regulaarsusega tegema, siis tegelikult seda rõõmu sealt leida on üha raskem. Et see on päris palju tööd. Ja siis turunduse selline ongi, et sa teed selle töö ära ja siis inimene tuleb lõpuks su veebilehele ja siis alguses ta veedab seal 4 sekundit. Ja siis sa mõtled, siis sa pead hakkama oma veebilehte optimeerima, et ta oleks seal kauem ja jõuaks selleni, et ta lõpuks vajutab seda nuppu, et ma tahan teiega rääkida teie tootest ja võib-olla seda osta. Eks ju, et kogu see ahel, et millised reklaamid või millised sotsiaalmeedia postitused töötavad kuni siis selleni, et kuidas kui nad jõuavad sinu juurde, et nad päriselt pöörduksid siis ja tahaks seda toodet katsuda. Et see on hästi palju erinevat tööd. Ja selle online asjadega on ka see, et need erinevate platvormide algoritmide see, mis seal töötab ja mis ei tööta, see pidevalt muutub, et see on siin pidev töö. Ja
üks asi jällegi möödapääsmatu alguses, selle kohta öeldakse ka founder-led sales. Alguses on vaja müügitööd ja paratamatult jällegi inimesed on erinevad, aga eestlased tüüpiliselt ei ole väga head müügiinimesed. Sellepärast ma ütlen, meile meeldib seda tootearendust teha. Turundusega võiks ka tegeleda, kui meeldib teksti kirjutada ja sisu luua. Müügiga on inimesed juba sellised, et ma ei tea, kas nagu väga meeldib või vähemalt ei tule selline loomulikult. Et tegime meie ka kirjutasime neid e-kirju, proovisime väga hästi sõnastada ja siis kui me saime kellegi toru otsa, siis me mõtlesime, et me suudame ju selgitada, miks seda asja vaja on ja kui ta on ja kui me tuvastame, et tal on nagu samasugused valukohad nagu minul olid, et siis küll ta ostab. No ei läinud esimese hooga päris nii hästi, et tegelikult kujuneb selle töö käigus lõpuks välja, et terve selline protsess, eks ju, et kuidas see müük tehtud lõpuks saab. Et meil on see, et me esimese kõne ajal kaardistame, kas kliendil on see vajadus, kas ajastus on hea, et kas ta tahab seda praegu seda toodet osta, kas tal on üldse õigus seda toodet osta ja kas tal on eelarve, et seda meie toodet osta, eks ju. Tegelikult enne ei ole mõtet üldse edasi minna, et kogu selle protsessi kujundamine ja töötamine on ka sellise 1,5 aasta jooksul nüüd selline päris hea õppetund olnud, et me kindlasti teeme tohutult palju paremini. Aga siin on jällegi võimalus võrgustikuga rääkida, kui sul on tuttavaid ja tegelikult kindlasti Eestis leidub ka neid eksperte, kes aitavad seda protsessi kujundada just arvestades teie enda sellise toote või teenuse ise ära. Jällegi, keerulistel toodetel on teistsugune müük võrreldes nagu lihtsamate toodetega. Et sellega saab kindlasti arvestada. Klientidega suhtlemine on kõige tähtsam asi, mulle tohutult meeldib. See on jällegi selline mõnus, eks ju, klienditoe taustaga ja see on selline rõõm, sellepärast et sa näed, kuidas sinu toode päriselt kellelegi kasu toob. Ja mõnikord on raske ka, mõnikord on midagi katki, aga see on endiselt selline hea tunne, kui sa kliendiga räägid ja ta kasutab ja siis sa lihtsalt üritad hoida seda olemasolevat klienti õnnelikuna, kuna olemasolevat klienti hoida on oluliselt lihtsam kui uut klienti leida. Et see on kindlasti asi, mida meeles pidada. Ja viimase asjana ma tõmbasin siin maha. Raamatupidamisega mina ei tegele. Ja alguses tegelesin, kuna tundus, et ma ju saan sellega hakkama, aga reaalsus on see, et ühtegi asja, mis ei ole sinu tegelik pädevus ja mida saab keegi teine teha, ei tasu teha. Et kohe, kui meil tekkis võimalus osta see teenus sisse, siis me seda ka tegime ja tegelikult see on super hea otsus. Selle kulu juures, mis ta on, me säästame ise palju aega ja vaeva ja tegelikult aeg ajaks, aga tähelepanu. Et sul ei ole peas lõputult ruumi igasugust erinevate asjade jaoks.